aga ütleme kokkuvõtlikult, kui lihtne sul on olnud nagu tööd saada? Ei ole lihtne. Ma ju siis töötaks ju. Ei ole lihtne, noh. Ma ikka näiteks käsitöö mulle meeldib. Eelistati korraks. Nii. See ilmatas sind jah? Panen hääleta peale. Kas need helid, kõrvalised helid on sinu jaoks hästi tundlikud või kude? Et isegi kui ma näiteks kellegiga räägin või midagi, et siis kogu aeg kõrvad püüavad samal ajal mingit ümbruskonnast mingi helisid. Mulle tundus ka, et nii kui ma tegin sellise mõttepausi, siis sa kohe tajusid seda hästi, sest näiteks ütleme, nägijate puhul inimesed ei taju seda, et me rohkem nagu haarame silmadega ja me pöörame võib-olla teistele rohkem tähelepanu. Aga mida sa näiteks pimedana tunned, et sa tajud nagu nägijatest paremini? Lõhnad, helid. Okay. Kõiksugu, mida ma kombitav, mis on kõiksugu sellised puudutused. Mulle meeldib nagu inimesi kallistada ja nagu selline füüsiline lähedus ja selline asi, et mis minu jaoks on täiesti loomulik. Ja et on nagu kihvt, et väga annab sellisest head energiat. Kui inimene niimoodi sõbralikult umbes paneb käe õlale ja või tuleb ja kallistab, et kuule tule, ma kallistan sind. Et sa oled nii tore inimene. Et kuidagi siuke. Ja muidugi hääletoon, kõik sellised asjad tajun väga hästi, et millise häälega minuga räägitakse. Sest ühte asja saab öelda mitut moodi ja mitme tooniga. Et sa tunned ära, kui inimene, kas ta valetab sulle või ta on heatahtlik. Näiteks kas seda või näiteks, et kas ta on vihane, kas ta on väsinud, kurb, mis iganes. Mõtlik, jah. Et mina vähemalt arvan, et ma tajun. Kas sa ütled ka seda tavaliselt inimestele? Et ma mõnikord ütlen küll, et tundud kuidagi endast väljas, mis on, mis täna juhtus või mis viga on, et eriti kui on näiteks lähedasem inimene. Et siis ma juba ju tean, et kui ta on vaikne, siis ta on väsinud või kui ta on see, siis ta on. Aga mis sa arvad, mis tujus mina täna olen, kui ma sinuga räägin? Näed, ei tunne nii palju inimest, on ju. Okei, aga mis sa arvad? Tundute siuke rõõmsam jälle. Sul on õigus. Siuke naeratus näogu. Ja on küll. Et muidugi ma arvan, et ka teil on siuke töö, et ega ei saagi ju tulla siukse mossis näogu. Jaa, kindlasti ma ei olekski siin, kui ma ei oleks tahtnud olla. Kuigi inimesel võib alati ju elus ka igasugu asju olla. Aga näiteks minu üks võib-olla viga või selline ongi see, et ma ei oska teisella. Et minul on raske olla näiteks väga rõõmus, kui ma tegelikult seda ei ole. Et kui ma ikka tunnen, et mul on halb olla, siis jah. Oleme külas Mari-Liis Tähed Kääpal ja proovime Mari-Liisi ka koos saada sisse Facebooki. Mari-Liis läheb, otsib nime järgi üles ja demonstreerib meile, kuidas pime inimene saab hakkama Facebookis. Sa võid alustada. Okei. Kõigepealt, mis sa teed, Mari-Liis? Ma nüüd peaksin, ma avasin Facebooki ja siis ma peaksin seda nime otsingusse kirjutama, nagu mina asjast midagi saan. Ära nüüd lobise mul. Kas sa tead, kuidas nime kirjutada? Ei. Esimene täht on hõh ja i täht on lõpus. Tähendab Heleri. Nii. Ja perekonnanimi on L-A-K-U-R. L-A. Jah. K-U-R. Ühe K-ga ma. Ja, kõik on ühekordsed tähed. Ja et nüüd ta pakub. Ta leidis su lässe minu mõnest. Kas sa saad midagi aru ka, mis ta räägib? Ikka saad, jah? Muidugi. Ma ju kasutan kogu aeg. Ma ütlen ausalt, mina küll aru ei saa. See või? Jah. Võru. 2 ühist sõpra on meil ka. Näe, siin on kohe lisasõbraks.
aga kuidas sa nüüd mulle kirjutada saad? Oota, ma pean nüüd isegi mõtlema. Oled sa varem pidanud kirjutada? Äkki ma pean sinna sisse minema. Oota, kohe vahel. Üldiselt ma kirjutan nendele, kes juba on mul sõbrad, aga ma kohe lähen vaatan niimoodi ilusti. Sõnum. Nii, siin ütleb saaja. Ja nüüd saangi kirjutada mingi sõnumi. Mis ma kirjutan siis? Ütle tere. Tere. Nii. Telefon, vaata kas tuli. Sinu telefon. Nii, kontrollime kohe, kas tuli sõnum. Aga kas ma saan nüüd aru, et selles teie nüüd seda nüüd ei näe, aga selles samases väikses kastikeses käib kogu töö. Jah. Et kui tavainimene võtab endale suuri aknet lahti, siis teie puhul on väike akemäng. On või? Jah. Ma ei tea. Täpselt nii ongi, et... Nii, mina sain sõnumi kätte. Vaatame kohe. Mari-Liis on kirjutanud mulle ja ütleb tere. Mina sain sõnumi kätte. Vaatame. No näin, kui tore. Ei, uskumatu. Uskumatu, aga nii see toimib. Ja põhimõtteliselt saab siis tegelikult kõike teha. Jah. Ma saan näiteks, ma ei tea, lugeda ajalehti või... Aga proovi minna vorumateataja.ee lehele ja loe meile ette, mida sa sealt infona kätte saad, mida sa lugeda saad. Esitas mingi kaebuse politseile. Jaa, väga õige. See oli üks artiklitest, mis ilmus... Spordikooli värk. Jaa. 3 kommentaari ka. Haigla paneb südamele, et lähedaste külastamine, mis asi ta iganes oli. Sõlekesele. Lastaid sõlekepäev. Miks nii? Nad tahtsid ju lõbusõitu teha. Nüüd mingi ATV värk.